Tere, mina olen Peeter ja te vaatate videoblogi Näeme uues. Käies Hispaanias Camino de Santiago matkal ajal kogunesid mõned mõtted ja tähelepanekud, mida ma soovin teiega jagada. Esimene tähelepanek oleks see, et majutust on matkaraja ääres päris tihedalt ja piisavalt. Albergue hostel, siin ongi mõeldud palverändarutele öömaja, 12 eurot öö, ei olegi palju. Casa Magica või Magica, eks see on siis maagia kodu. Veevõtukohti leidus täitsa piisavalt, et oma kastekannu on vaja kaasa võtta. Vee välja. Arvesta sellega, et hispaanlased peavad siestat. Ja, jõudsime hoopis sellisel kellaajal, siesta ajal, siia söögikohta. Kokk puhkab, kokk ei tee süüa. Et sellega peab arvestama, et võib-olla umbes 2-5 ei pruugi üldse süüa saadagi. Matkarajal on võimalik koguda ka templeid. Siin on üks näide Oliivisalu puhkekoha templist. Jälgi merikarpi ja nooli. Otsida tuleb sellist märki. Üks merikarp näitab teed. Lisaks toidupoodidele ja kohvikutele on matkarajal ka spetsiaalsed matkapoode. Palverändurite jaoks on eraldi pood, kus sa võid osta, mida kõike vaja on palverännakul. Ka lihtsalt üks hüva matkanõu. Ja siia kõrvale ka üks väike matkanipp. Alati tasub puhkuse hetkel varbad paljaks võtta, et jalad kuivada saaksid. Kui on soov tutvuda sakraalarhitektuuriga seestpoolt, siis planeerige kindlasti reis Suure Reede ja ülestõusmispühade aegu, sest siis on kirikud kindlasti lahti. Munade püha ajal võetakse need selga ja käiakse nendega tänavate peal. Ja veel mõned näited. Kõige tuntum on see Dolorosa. Me teame kõik, et inimesed jagunevad kaheks, need, kes söövad oliive ja need, kes ei söö. Aga Hispaanias rännates võib see arusaam hägustuda. Söögilauas tekitavad elevust värskelt marineeritud oliivid, kuna neid söövad ka inimesed, kes oliive tavaliselt ei söö. Tundub, et energiakriis on jõudnud ka Hispaaniasse. Miks on kirikus autoakud? Siin on Peugeot omad ja teisel pool sammast on Seati omad. Need olid siis minu tähelepanekud matkamisel Camino de Santiago. Kogemus põhines Pamplona ja Estella vahelisel lõigul, need kui kuskil mujal pool või täiesti teistmoodi, siis arvestage sellega. Aga minu poolt näeme uues. Visi!